tere, head vaatajad, jälle podcast ja täna on külaliseks maaomanike loodushoiufondist Pille Ligi, tere. Tere. Ja Eesti Vabariigi Riigikogu liige Tarmo Tamm, tere. Tere. Head vaatajad, täna toimub tõeline konflikt looduskaitsja ja loodusrüüstaja vahel. Tarmo, alles äsja lõppes Unibet Arenal suur sündmus. Kus oled sina? Kus sa olid? Mina olin kodus diivani peal. Ei vaadanud Kanal 2? Vaatasin Kanal 2 väga hoolega, sest võtsin seda kui töökohustust. No ütleme nii, et Maalehes ei ole Ene-Liis Semper sinuga sugugi võrdset kajastust saanud. Sa oled koguni 2 pildiga ajalehes. Ja see on kuum artikkel, siin vastandatakse sind kui metsatöösturite esindajat ja nimeliselt Aveliina Helmi, aga ka teisi, kes väidetavalt siis sinu harvesteri eest Eesti metsa kaitsevad. Kuidas kommenteerid? No kommenteerin samamoodi kui ajakirjanikule, et ma enda arvates olen kõige suurem looduse sõber. Lihtsalt kõik ei taha sellest kuidagi aru saada. Aga kuidas meeldis siis etendus? Etendus oli meeleolukas ja esinejad olid suurepärased ja kohati tekkis selline, kui keegi on vaadanud Borati filmi, siis minul tekkis sarnane tunne, et kui Borat läks suurele väljale ja hakkas igasuguseid imelikke asju hüüdma ja siis saalis inimesed pidid hüüdma hurraa, et see hurraa jäi kogu aeg nagu aja jooksul nagu ebalevamaks, et mulle jäi suhteliselt sarnane tunne. Aga Ville? Ja ei, mina olin muude asjadega hõivatud, vahepeal vaatasin ja hoiti mind ka kursis selle teemaga. Ja kommentaar? Kurb, lõbus? No kõigil esinejatel on väljendusvabadus, et selles mõttes igasuguseid asju võib ette kanda, kui publikul meeldib. No mina olen lugenud seda järgmist Maalehte, kus kas oli Rein Sikvai tegi kokkuvõtte sellest. See on sama, jah? Aha, okei. Et seal toodakse vist ka päris hästi välja, et maaomanikud ja nii palju, kui mina olen kuulnud, siis maal elavad inimesed, et nad on natuke nagu nördinud ja pigem on nagu kurvad. Et seal käisid vist mingi 60 000 inimese üle näljad ja ühesõnaga ma nagu teist korda võib-olla ei vaataks. Niisiis, kas metsakaitsjate ja metsamajandajate vahel on nii leppimatud vastuolud, et seaduse menetlus on nüüd, nagu ütleb Andres Sutt, kliimaminister, ja ka lõpuks Riigikogu liige sina ise, et seda ei tulegi? Ei, mina ei ole kunagi öelnud, et seda ei tule või et seda ei peaks tulema. Mina ütlesin, et kui me tahame teha asja hullemaks, kui see on praegu, et siis sellel ei ole mõtet ja võib-olla seda tõesti ei tule, aga ma väga loodan, et see metsaseadus siiski tuleb. Et kui me nüüd võtaks korra ette selle looduskaitsja nagu formuleeringu, siis minu arvates sealt see probleem hakkab pihta, et kui kuskil on kaitsja, siis peab olema looduse rüüstaja ja peab olema kaitstav objekt. Ja kui me nüüd tõlgendame seda veidi nii selliseks suupärasemaks, siis see on nagu muinasjutt, et kus on prints ja printsess ja kuri lohe ja ei ole vist mõtet loota, et prints ja lohe ära lepivad kuidagi ja printsessi ära jagavad, et see on see probleemi tuum, et seal ütleme nii kaua, kui me käsitleme eraldi, et looduskaitsja töö on kaitsta loodust ükskõik kelle eest, et siis see töö suure tõenäosusega ei saa kunagi otsa. Kui looduskaitsja peab kaitsma nii-öelda metsamajandaja? No nagu majanduse eest, jah. Loodust majandaja eest. Ma küsiks niimoodi, miks seda eelmist olemasolevat seadust üldse muuta oli vaja või miks seda mindi tegema, mis see põhivaatenurk sinu poolt vaadata? Seda on vaja endiselt muuta sellepärast, et saabus selgus. Et täna on väga palju selgusetust, et mida me teeme, et kus me käitume looduskaitse seaduse järgi ja kus me käitume metsamajandamise seaduse järgi. Ja metsaseadus peaks eelkõige looma selguse selles osas, et kuidas me metsa majandame ja looduskaitse seadus peaks looma selguse sellest, et kuidas me loodust kaitseme. Mina nimetaksin
ikkagi meid loodushoidjateks, mitte kaitsjateks, sest kaitsja eeldab, et kuskil on keegi vaenlane, kelle eest kaitsja. Noh, ründaja, kui nii võib öelda. Aga loodushoid tähendab ikkagi seda, et sa tegeled ise, oled seal selles looduse sees ja tegeled sellega koos, selle loodusega sa elad. Noh, nii nagu Uku Masing on selle definitsiooni erinevuse välja toonud, et looduskaitse ja loodushoid on tema nagu eristus tegelikult kunagi olnud. Ja seal juures, noh, millest mina olen puudust tundnud, on see, et see eramaa omanik saaks olla valitseja iseenda looduskaitse all oleval alal, aga mis on tema enda maa. Ehk siis, et mis meil juhtub täna on see, et kui võetakse ala kaitse alla, siis tähendab, et sinna määratakse valitseja ja see valitseja ei ole enam teie maaomanikuna, vaid selleks on Keskkonnaamet. See tähendab, et noh, ütleme, et siin käivad arutelud 30% ja 70% üle, ütleme siis selle 30% puhul tähendab siis seda, et kui ta on looduskaitse all, see 30%, siis selle maa valitsejaks on Eesti Vabariigi Keskkonnaamet, mitte enam maaomanik. Ja noh, seda muret võiks natukene leevendada või lahendada võib-olla selline võimalus nagu lepinguline looduskaitse, kus maaomanikule öeldakse, mis on see tulemus. Noh, et teil on nagu metsis seal ja noh, see te teete, mis te teete, see metsis peab seal alles olema, kas see metsis või siis, eks ju, selle metsis ja poeg või tütar nii-öelda. Et just täpselt ja siis, kui need kõik pojad seal alles on, et siis see maaomanik, talt ei võeta seda kõrvalkinnistut ära, sellepärast, et nüüd seal on veel neid maaomanikke nii-öelda valitseda kellegi teise haldus alla, eks. Aga see ei puuduta praegu absoluutselt seda 30-70% või puudutab seda ka? No ta ikkagi nagu natuke puudutab seda ka, et kui anda juurde inimestele ikkagi otsustusõigust oma enda maal just nimelt niimoodi, et loodusväärtused oleksid hoitud ja sul oleks teada, mis tulemus see on, mis sa pead nagu seal hoidma, et kas on siis hoiad ilvest või sa hoiad, eks ju, metsist sellel alal, et noh, et võib-olla kahte korraga ei saa järsku hoida. Üks hea näide on see, et kui võtame Soomaa, et siis Soomaa all kaitstakse neid heinamaid looduslikke ja selleks on sinna siis organiseeritud, korraldatud veised, kes siis seda veine sealt pealt söövad. Aga samal ajal ei saa teha sinna nagu hundisooparki, niisugune hundiparki, et kus siis hästi palju hunte on ja täna see ongi see vastuolu, et kuna neid eriti seal ei kütita, siis huntide arvukus on jäänud ülemäära suureks, aga see justkui nagu välistab selle, et seal säiliksid need maastikud, mis seal on olulised, koos nende loomadega, kes siis neid haldavad. Ehk et see looduskaitse on alati nagu sihitud ja seal ei saa öelda, et looduskaitseala on see ala, kus mitte midagi ei tehta ja kõik on lihtsalt väga looduslik, et see ei ole päris korrektne tõlgendus vist. Aga see konflikt lõpuks väljendub mingis protsendis, kui palju maismaad või metsa peab olema kaitse all ja kui palju sellest ülejäävat võib majandada. Ja kui sa nagu oled selline võitlev looduskaitsja, no siis mina ütlen, et sa ei saa ju peatuda. Enne kui terve Eesti on võetud kaitse alla ja kuidas sa siis enne peatud, et kui sa ütled, niipea kui sa ütled, et nüüd on piisavalt kaitstud, siis peaks ju oma töölt ära koju minema, sest kui asjad on juba väga hästi, siis ei ole ju midagi teha. Tarmo, kas sa võid kinnitada, Eesti 200 ei ole selline erakond, mis tahaks, et Eestimaal oleks ainult kännud? Ei, Eesti 200 kindlasti ei ole selline erakond. Eesti 200 väga hoolib elurikkusest ja sellest, et inimene oleks looduse osa, mitte sellest eraldiseisev ja et inimesed, eriti need inimesed, kes maal elavad, saaksid elada loodusega kooskõlas ja koos. Maal on vähe hääli, linnas on rohkem. Ja see vastab tõele. See ongi selle arusaama probleem, et linnainimestel, kes ei käi eriti maal, aga tahavad panustada selle metsakaitsesse, neid on lihtsalt rohkem ja niimoodi me olemegi jõudnud sinna, kus me oleme parasjagu. Aga kas on ikkagi kuskil horisondil või horisondi taga mingisugune variant, et see kokkulepe, mis oleks siis mõistlik ja ütleme, võib-olla ideaalis kumbagi osapoolt nii väga ei rahulda, ma mõtlen nüüd metsamajandajaid ja metsakaitsjaid, aga kas see kuskil on mingil moel võimalik, oskad seda
mingi no mina arvan, et see kokkulepe ongi see, et me 70% metsamaast majandame metsa ja siit võiksime korra veel mõelda, et kus kõik need loodusväärtused on tekkinud meile, mida on vaja kaitse alla võtta. Nad imelisel kombel on tekkinud just ütleme nii, et majandatavas metsas, et läbi majandamise käigus on Eestis tekkinud väga palju loodusväärtusi, mida on nüüd vaja võtta kaitse alla, et nad siis säiluksid. Aga nad on tekkinud majandatavas metsas. Seega oleks teistpidi jällegi raske uskuda, et nad majandamise käigus siis ära häviksid. Ma sain aru, Pille, et tegelikult on ka vaimukas juhtum, kus kaitse alla on võetud äsja raiutud lageraiala. Ja ei, neid vaimukaid juhtumeid ja tegelikult kurbnaljakaid juhtumeid on meil rohkem. Et meieni jõuavad maaomanikud ja siis üks näidetest oli see, et mis tegelikult siis natukene nagu kinnitab ka siis siin Tarmo väidet, et loodus on igal pool senikaua, kuni seal on loodus, et selles mõttes, et kuniks metsa asemele ei tule betoonehitist või muud sellist suurt, ma ei tea, taristuobjekti, siis tegelikult see ala ikkagi teenib loodusväärtusi. Ma saan aru, et kui sina, Tarmo, istuksid Tiit Maraniga näiteks lõunalauda, nagu riigikogulastel kombeks on, ja omavahel 1,5 tundi vestleksite, siis oleks kompromiss leitav. Teoreetiliselt ma ei näe jah, et kus see vastuolu on, et lihtsalt kas sa nagu usud, et majandavasse metsa võivad tekkida loodusväärtused ja kas nad võivad nagu olla inimestega koos elada või peab kõik tingimata kaitse alla võtma ja neid käima kaitsmas selle sama inimese eest, et ma arvan, et see on selline filosoofiline vahe, et looduskaitsja ei taha ja mingis mõttes ka ei saa maainimest usaldada, sest ta tahab seda kaitsetööd ise teha. Sinu ideaal oleks see, et inimene ja metsis saaksid olla nagu koos. Jaa, ma arvan, et näiteks üks siuke võib-olla kõlab nagu naljakalt, aga et kui me tahame metsise arvukust tõsta, siis oleks võib-olla kaval metsis kuulutada jahilinnuks ja öelda jahimeestele, et vaadake, et siin on nüüd praegu 3 metsist, et pärast seda, kui on 7, et siis te võite 2 maha lasta. Et võib-olla on selline lahendus hea. Ja siis nad saaksid panustada sellesse, et see metsise arvukus suureneb ja saaksid siis, kui tundub paras aeg olevat, käia küttimas. Seal on teadusartiklid taga, et kõige suurem oht on see samane kisklus metsise arvukusele. Ehk siis pisikesed loomakesed, kes söövad need maaspesitsejate munad ära ja nii edasi. Kas Eesti metsi peaks majanduse arendamiseks mõistlikult kasutama? Mõistlikult. Või ei tohi neid üldse raiuda? Tead sa, mina käisin seal Ene-Liis Semperi sellel. Jah, ma olen ikkagi seda meelt, et me peaksime nüüd natuke selle üle vaatama ja kõik stoppi panema. Ja miks? Et äkki? No ma arvan, et see, et kui Kaja Kallas ütleb, et me peame metsa majandama, sest mets ei saa hakkama, siis see ei ole okei. Selge, aitäh teile. Okay. Aitäh. Et ei ole metsa maha raiumise vastane? Ei no selles mõttes, et teda ju peab puhastama. Mitte maha raiuma, vaid puhastama, siis ta kasvab. Neid peaks rohkem minu meelest kaitsma kui kasutama selles mõttes, et see on selline riigivara, et meil on rohelised metsad. Sest kui me vaatame näiteks teistele isegi Euroopa riikidele, kes on puitu nii-öelda siis vabalt müünud ja mis iganes sellega teinud, nad ei ole väga rohelised. No ikka mõistlikult. Mis see teine variant on? Selles mõttes, et üldse ei tohi raiuda? Ei, ikka peaks need kõik raiuma, nii vajadus jääb põhiselt. No loomulikult mõistlikult. Mis see teine variant on? No see röövraie ei ole küll nagu variant. Ja täitsa metsa raiumise vastane te ka ei ole? Ei. Selles mõttes, et mingil määral on ju seda vaja siiski kasutada. Sõltub milleks. Kas sa teed sellist mingi suure tehase, mis rikub veel rohkem loodust või ma ei tea, midagi paremat? No ja, ma arvan ka seda sama, et mõistlikult nagu
kuigi inimesed tänavalt on valdavalt linnainimesed, mis mulje nende arvamustest jäi? Ja tahtsingi öelda, et imelisel kombel küsitakse metsa kohta inimeste käest, kes elavad linnas, aga mis mulle jäi nagu kõrva, et peaks käituma mõistlikult. Ja ega mina ei ole kedagi kohanud, kes ütleks, et tema plaan on käituda ebamõistlikult. Ja nüüd selle üle ju arutelu käibki, et mis on mõistlik. Ja võib-olla siin oleks nagu hea korraks mõelda selle peale, et kuidas me seda määratleme, mis on mõistlik ja mis ei ole. Et üks võimalus seda määratleda on see, et panna ta nagu konteksti selle sama keskkonnaga, kus me siis oleme, ehk et ma võtaks siis Euroopa Liidu ja katsuks nagu ennast määratleda Euroopa Liidu võtmes, et Eesti on üldiselt väga tubli, meil on kõige puhtam õhk, kui uskuda seda, mida räägitakse, siis Eestis on kõige paremini säilinud liigirikkus. Eesti on esimesel kohal Euroopa Liidus. Eesti on esimesel kohal ka oma kaitstava metsa ja muidu maa hulga poolest. Et ta on nagu kõigis 3 asjas esimesel kohal. Ja see on loomulikult väga hea. Aga et mida tähendab metsa majandamine, et meile, kus meil väga palju teisi tooraineid ei ole, on mets üks väheseid peale põlevkivi. Et millest on võimalik midagi teha, mida teistele müüa, et siis autosid ja telefone tagasi osta, mida võib-olla ei peaks tegema, aga me paraku ju teeme seda. Ja siis me võime vaadata, et milline on Eesti SKP võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega ja võib-olla ei ole veel tark vaadata seda, et milline ta on nagu Eestis kokku, aga võib-olla oleks tark mõelda selle peale, et milline ta on maapiirkonnas ja kui me võrdleme Eesti maapiirkonna SKP-d võrreldes Euroopa Liiduga, et siis ta on kindlasti kõige viimane. Et me ühelt poolt me oleme võtnud väga palju kaitse alla ja teiselt poolt meie sissetulek on Euroopa Liidus praktiliselt kõige väiksem. Mina ütleks, et see tasakaal ei ole täna paigas ja jutt mõistlikkusest kõlab hästi ja mõistlik olekski käituda enam-vähem sarnaselt nendega, kellega sa oled koos. Et meil oleks mõistlik käituda enam-vähem sarnaselt ja võime natukene rohkem hoida looduskaitse poole, mis on ka väga mõistlik. Aga kui neid numbreid vaadata, siis me täna kipub niimoodi olema, et me ikkagi oleme nagu äärmusesse läinud.